Tere minu poolt, et olen Kliimaministeeriumi veeosakonna nõunik ja minu tööülesanded on siis põhjavee kasutamine ja kaitse, sealhulgas ka puukaevud ja maasoojuspuuraugud ja vastava seadusandluse koostamine. Ja tänane teema on seotud siis suure veevõtuga põhjaveeaarete kavandamisega, kuidas nende suurte veehaarete planeerimine käib erinevates planeeringuprotsessides ja põhjaveevarude hindamisest. Siin pärast tuleb ka sellest juttu, et mis vahe on põhjaveevarudel ja mis on põhjaveeressursid. Endast nii palju, et olen töötanud kunagi Eesti Geoloogiakeskuses omaaegses, tegelesin põhjaveevarude hindamise uuringutega, hiljem aktsiaseltsis Tallinna Vesi, muuhulgas ka puurkaevpunklates joogiveefiltrite paigaldamisega ja vahepeal Infageetis tegelesin siis ühtekuuluvusfondi taotluste koostamisega. Lühidalt mageveeressurssidest, et kogu maailmas siis ainult 3% on magevesi ja sellest omakorda 30% põhjavesi. Ülejäänud jaotab siis pinnavesi, kivikeltsavesi ja liustikevesi. Et põhjavesi on oluline joogiveeallikas ja ka tootmisveeallikas kogu maailmas ja ka Eestis. Eesti geoloogiline läbilõige on selline, et meil on põhjaveekihid aluskorra peal, mis on kaldu lõuna suunas 3–4 kraadise kalde all. Siin jooniselt on näha, et kõige alumine on see graniidid, aluskorra kivimid ja mida lõuna poole liikuda, siis settekivimite kiht muutub paksemaks. Kui Põhja-Eestis on need lubjakivid, siis Lõuna-Eestis lasuvad lubjakivi kihtide peal paksud liivakivisetted. Et kui nüüd seesama aluskorrakivi, meil graniit, on meil Põhja-Eestis ligikaudu 140 meetri sügavuses, siis Soomes see, nagu näha, paljantub kohe maapinnal, et meil on täiesti erinev geoloogiline läbilõige ja sellelt sõltuvalt ka siis hüdrogeoloogilised tingimused, et meil on päris suured võimalused saada põhjavett erinevate veeallikate kasutamiseks ja mida rohkem lõuna poole liikuda, siis rohkem seda põhjaveekihte ja põhjavett on. Aga kogu veevarustus ja ettevõtlus ja tootmine on meil koondunud Põhja-Eestisse ja eks sellest on tekkinud ka põhjaveevõtu kontsentratsioonis siis erinevad probleemid. Põhjaveevaru on siis erinev põhjaveeressursist, looduslikust ressursist. Põhjavee looduslik ressurss arvutatakse. Viimati tegi selle 2020. aastal Eesti Geoloogiateenistus. Looduslik ressurss on palju suurem kui põhjaveevaru. Põhjaveevaru tellib siis põhjavee kasutaja, kes tahab hakata seda vett võtma joogivee tarbeks või tootmisvee tarbeks vastavalt enda vajadustele ja selle varu hindamiseks tehakse hüdrogeoloogiline uuring. Ja selle varu hindamise siis maksab kinni põhjavee kasutaja ehk selle uuringu tellija ja see varu arvutatakse 10–30 aastaks. Et kui varem oligi see 30 aastat selline tüüpiline aeg, siis nüüd on nii, et need arendustegevused on nii kiired, et see juba 10 aastaga on aegunud need põhjaveevaru vajadused. Põhjaveevaru tuleb hinnata igal juhul siis, kui on kavandatav veevõtt 500 kuupmeetrit või rohkem ööpäevas. Et need ongi siis need suured veehaarded ja need on enamasti ühisveevärgi veehaarded või üksikud tootjad, kui on tootmistegevuses nii palju vett vaja. Aga on võimalus ka veetootjal või kasutajal hinnata põhjaveevaru ka väiksema veevõtu korral. Et veevõtjad ju huvitab selle veekoguse jätkusuutlikkus ja toorvee varustatus ja selleks on ka vastav juhend. Siin on näide põhjaveevaru kaladest Tammsalu ja Rakvere. Ma hästi nagu ei näe kummaltki poolt. Aga siit on näha, et
et see on Tammsalu näide, et see uduline on siis üks veekiht, Ordoviitsium-Kambriumi veekiht ja siin on üks väike, üks puukaev oma veehaarde varuga ja siin on ka Ordoviitsiumi veekihi veevaru. Ja kõrval on Rakvere linna näide oma põhjaveevaru kaladega ja sealhulgas on ka mitme veekihi põhjaveevarud ja nendel aladele siis kantakse ka puukaevud oma veevõtuga, enda suurema veevõtuga, kui võetakse alla 10 kuupmeetri või vähem vett, siis need arvesse ei lähe, et nendel on selline veetaseme alanduse mõju on väga väike. Siin on näide ka veel Pärnu Riiu veehaarde, veehaardest, mis on tüüpiline jooneline veehaare, et siin puukaevud on niimoodi rivis ja siin kaardi peal on näha ka üleujutusega ala, et seal antud veehaarde puhul see ei ohusta neid puukaevusid, et siin on näide Narva-Jõesuu põhjaveevaru kalast seal mere ääres, et Narva-Jõesuu on ka selline koht, kus on ainult üks veekiht kasutamiseks, et seal ei olegi väga palju neid veekihte kasutada. Ja nagu mereäärsed veehaarded ikka, siis on seal oht ka kloriidide sisse tõmbamiseks nii mere poolt kui ka aluskorras graniitkihtidest. Põhjaveevarud on piirkonnas hinnatud ja kehtestatud, siis see kujundab ka ettevõtluse võimalusi ja tootmise võimalusi, et üldplaneeringutes tavaliselt kirjeldatakse ära ka need põhjaveevaru kalad, põhjaveevaruga kehtestatud piirkonnad, põhjaveevarud ise, et ega sealt rohkem seda põhjavett ei saagi kasutada või kui soovitakse kasutada rohkem, siis tuleb teha põhjaveevarude ümberhindamine, kui loodus lubab sealt vett rohkem võtta. Põhimõte on see, et esimesena tuleb tagada joogivesi inimestele ja siis vaadata, kas tootmisvee jaoks jätkub või kasutada muid veevõtu võimalusi, kas siis vee magestamist, mida Eestis meil veel ei kasutata, või pinnavee kasutamine joogiveeallikana. Siin on veel ka nimetatud ja muud kitsendustega alad, mis on planeeringutes olulised, on nitraaditundlik ala, Pandivere kõrgustikul, siis on kaitsmata põhjaveega alad, mis on Maa-amet, geoportaali, Maru geoportaali ja EGT, Eesti Geoloogiateenistuse geoloogilistel kaartidel olemas. Ja eks need piirkonnad vajavad suuremat tähelepanu. Põhjaveevaru hindamise juhend on olemas Kliimaministeeriumi kodulehel põhjavee valdkonna all ja selle on koostanud aktsiaselts Maves ja see juhend ongi suunatud nii põhjaveevaru tellijatele kui ka põhjaveevaru uuringute tegijale, et see on päris spetsiifiline kohati, et seal on ka hüdrodünaamilised valemid ja aga kui on tellija poole pealt, siis nendele ei pea väga tähelepanu juhtima või vaatama neid, et võib-olla on see oluline, kui koostada lähteülesannet. Siis slaidi peal on mul välja toodud, kokku võetud kõik põhjavee kasutamist ja kaitset reguleerivad õigusaktid. Siin ma täpsemalt ei peatu, et neid on mitmeid. Euroopas reguleerib põhjavee kasutamist ja kaitset põhjavee direktiiv, aga põhjavee direktiivi nõuded on meil kõik üle võetud siis veeseadustesse ja vastavate määrustega. Ja ka veeseadusest tuleb nõue, et vältida põhjavee liigvähendamist, et seesama põhjaveevarude hindamise kohustus ongi Eestis üks põhjavee liigvähendamise meetmeid. Igal pool maailmas seda ei ole. Ma tean, et Soomes ei ole näiteks, Eestis, Lätis ja Leedus on.
ja liigvähendamine tähendabki seda, et põhjavett võetakse nii palju, et selle põhjaveevõtu tulemusel muutub põhjavee liikumise suund ja põhjavee tase. Ja kui põhjavee tase juba läheb liiga alla, siis sellega kaasneb ka põhjavee kvaliteedi muutus. Ja põhiliseks põhjavee liigvähendamise põhjuseks ongi veevõtt, mis ületab looduslikku ressurssi ja ka kinnitatud põhjaveevaru. Ja liigvähendamise tulemus ongi see, et me teatud piirkonnas kas ei saa põhjavett enam nii palju kasutada joogiveeallikana või tootmisveeallikana ja muutub ka selle kvaliteet. No Eestis on eelkõige see seotud kloriidide suurenemisega ja ka sulfaatide suurendamisega põlevkivi kaevanduste piirkonnas. Põhjavee bilanss on selline aruanne, mida Eesti Keskkonnaagentuur koostab igal aastal ja see on kättesaadav keskkonnaportaalis. Et kõik need nii põhjavee kui pinnavee kasutamise ja kaitse andmed on koondatud keskkonnaportaali ja igal aastal see põhjavee bilanss koostatakse. Sealt saab siis vaadata tegelikku põhjaveevõttu, saab vaadata põhjaveevõttu maakondade kaupa, põhjaveevarude kaupa ja põhjavee kogumite kaupa. Joogiveehaarde asukoha valiku nõuded on sätestatud veeseaduses ja joogiveehaarde selline omapärane, et joogiveehaardel peab olema kas siis sanitaarkaitseala või hooldusala. Sanitaarkaitseala on suurematel veehaaretel, aga siin on piir juba 10 kuupmeetrit ööpäevas või kui vett võetakse 50 inimese varustamiseks. Ja joogiveehaarde asukoha valiku nõuded on ka siis seotud kehtestatud põhjaveevaruga. Et kui vaadata ka siis üldplaneeringutes või mingid detailplaneeringute koostamisel, et kui seal põhjaveevaruga alal ikkagi ei saa, ma ei tea, ühte või mitut puurkaavu enam rajada, siis juba enne mingisuguseid mõtteid või planeeringuid tuleb läbi mõelda, et mis siis teha, et millist joogiveeallikat kasutada või põhjaveevarud ümber hinnata, et kaaluda seda ümberhindamise võimalust. Ja kuna veevõtul on vajalik Keskkonnaameti veeluba, siis Keskkonnaamet juba ise jälgib seda, et enne veeluba ei saa välja anda, kui see põhjaveevaru seal on olemas või on see ümber hinnatud. Siis on need elementaarsed nõuded, et ei tohi rajada ka, ei tohi, vaid ei ole mõistlik rajada seda uut joogiveehaaret sellisesse kohta, kus mõistlike kulutustega ei suudeta tagada seda joogivee kvaliteedi nõuded, et kas ta on töödeldav, kui tänapäeval need joogivee töötlemise nõude või võimalused on juba päris suured, lihtsalt see läheb veetootjale kulukamaks. Kriitilisemad piirkonnad Eestis on näiteks Ida-Viru põlevkivibasseini piirkond, kuna seal ikka väga palju Davitsiumi lubjakivist pumbatakse põhjavett välja, et seda põlevkivi saaks üldse kaevandada. Ja seda ongi nii, et põhjavett pumbatakse välja 4 korda rohkem, kui on looduslik ressurss, et see on ikka väga suur kogus, sest ei saa lihtsalt seda põlevkivi seal kaevandada, kui asumini või lamamini ei ole see veekiht kuivendatud. Ja siin tekib taaskasutamise küsimus, et enamasti see välja pumbatav põhjavesi, mis sisaldab tihti ka palju sulfaate, et kuidas seda kasutada, praegu ta juhitakse enamasti siis pinnaveekogusse, aga käivad ka praegu uuringud, et kuidas seda vett saaks otstarbekamalt kasutada. Et ega selle põhjaveel muud viga ei olegi, et seal on hästi palju sulfaate, kui seal on joogiveenorm on 250 milligrammi liitris, siis seal on kohati 1000 milligrammi liitris sulfaate. Ja seal on ka natuke raskemetalle ja hägusust ja karetust, seal on ka muid probleeme veel.
Siis teine piirkond on Viimsi vald, et Viimsi vallas on põhjaveevaru limiit on juba 4500 kuupmeetrit ööpäevas ja veevõtt 2023 oli 3611 kuupmeetrit ööpäevas. Et ega seal ei olegi rohkem nagu võimalusi mingid arenduspiirkondadi teha või siis kaaluda põhjavee kasutamisel muid variante, kas merevee magestamine või siis Tallinna veest küsida, aga minu teada seda on juba sealt Tallinna veega läbirääkimist käivad. Jah, et no seal oli ka see üks variant, et teha uus põhjavee aare Äihumäe kanti, üks puurkaev juba sinna rajati, aga eks see on siis kaalumise koht kohalikul omavalitsusel, et kuidas nad saavad oma veeprobleemi lahendatud. Magevee või merevee magestamine on ka võimalik selle aparatuuri ehitamine. Ja, see teema oli ka põhjaveekomisjonis arutelul ja siin me pakkusimegi 5 varianti sinna välja, aga need on ju nii erineva maksumusega, et üks oligi merevee magestamine, aga eks seal on ka see probleem võib-olla, kuidas seda põhjaveevaru, mis on hinnatud joogivee otstarbel kasutamiseks, seda ei tohiks nagu kasmiseks kasutada, et leida kasmiseks muid veelahendusi, sademevee kogumist ja erinevaid kombineeritud meetodeid, et oma veevarustuse probleemid seal lahendada. Sama probleem, vaid tegelikult Viimsi vallas ongi see, et ega vesi seal otsa pole saanud sellest Kambjumendi veekihist, lihtsalt seal on sama nagu olukord nagu Narva-Jõesuus, et seal ongi valida üks põhjaveekiht ja piir tuleb ette sellega, et seal hakkavad kloriidide sisaldus hakkab suurenema, et ega põhjaveevaru hindamine ei tähenda ainult seda, et arvutatakse see kogus, vaid vaadatakse ka, kuidas veekeemiline koostis veevõtul muutub ja kuna seal oli kloriidide või on kloriidide sisalduse trend juba olemas, siis seal ei olnudki võimalik seda põhjaveevaru enam suuremaks muuta, kuigi seda ju taadeldi või küsiti. Ja võib-olla üks põhjus on see ka, et need ka Viimsis ja võib-olla teistes kohtades tulebki need uued veehaarde puurkaevud rajada nii, nagu seal põhjaveevaru aruandes on, et jätta nendele pigem vahemaa, kui see veevõtt, mida kontsentreerumaks puurkaevude asetus muutub, seda suurem veetaseme alandus tekib ja seda kiirimini kloriidid hakkavad seal suurenema. Et kui see sama Viimsi veehaara oleks jaotunud sinna päris niimoodi hajusalt, siis veepuudujääk ei oleks nii kiiresti tekkinud. Aga see tähendab seda, et oleks kõik puurkaevpumplad ja torustikud ümber ehitada, mis nüüd oleks juba ju väga kallis ja ebamõistlik. Et tuleb vaadata, otsida uusi lahendusi. Samamoodi Rae ja Kiili vallas on ka jäänud põhjaveevaru vähemaks, liiga vähe, et see võimaldaks uusi elamupiirkondade arendusi, tootmisettevõtteid võib-olla ka, kui see soovitakse arendada, et on vajalik see põhjaveevaru ümber hinnata. Siis on veel üks probleem Eestis, on küll ka Kirde-Eestis on Vasavere veehaare, kus Vasavere veehaarestest juhitakse Kvaternäri veekihi vesi Ahtme veetöötlusjaama. Ahtme veehaartes on sügavad Kambjumendi puurkaevud, kus on ka see probleem, et kloriide on liiga palju ja siis Vasavere maapinna lähedasest põhjaveekihist juhitakse Ahtme veehaardesse segamiseks magedamat vett. Ega mõte ka selles, et seda kogust suurendada. Et praegu käivad ka seal uuringud. Esimene üldine uuring õiglase fondi raames on just valminud, et kuidas edasi minna ja kuidas täpsemalt siis need põhjaveevarud seal ümber hinnata. Kas otsida Vasavere veehaardesse uusi veehaardeid, uusi puurkaeve rajada ja kuidas see lahendus leida, et see töö on praegu käimas.
Nojah, veehaare koosnebki puurkaevudest, üks veehaare võib koosneda ühest või mitmest puurkaevust ja puurkaevud on ehitised. Meil Eestis on see niimoodi reguleeritud, et kui puurkaev on ehitis, siis ta on ehitusloa kohustuslik ehitis, ehk on vajalik ehitusluba nii puurkaevudele kui puuraukudele, sealhulgas ka maasoojuspuuraukudele, nii kinnise süsteemi kui avatussüsteemi omadele. Ja veehaarete standard, veehaarded, minu teada on see ka uuendamisel. Ja Eesti on üle võtnud Euroopa standardi eestikeelsena kinniste maasoojuspuuraukude projekteerimise ehituse kohta. Vastav standard, Euroopa Liidu standard puurkaevude kohta on Euroopas praegu lõppjärgus. Nii et ootame, millal see valmis saab, siis saame selle standardiga eesti keelde tõlkida ja Eestisse üle võtta. Aga see ongi seesama puurkaevude rajamise etapid, et kõigepealt on puurkaevu ehitusprojekti koostamine, siis esitab omanik või volitab siis puurimisettevõtet ehitusluba esitada. Praegu on veel ka see nõue, et on enne projekteerimisetapi puurkaevu asukoha kooskõlastus ehitusseadustiku alusel nüüd kaob ära. Ja hakataksegi puurkaevu rajama ja ehitama. Keerukus on selles, et puurkaev ei olegi tavaline ehitis, et ta on eriehitise peale, selle on ta ka väga tihedalt seotud veekaitsega. Valminud kaevuandmed esitatakse Eesti loodusinfosüsteemi enne seda, kui saab kasutusluba taodelda, aga muidu käib kõik nii nagu teistegi rajatiste puhul, ehitiste puhul. Jaa, aga mul ei olegi, mul on siin ainult sellised informatiivsed slaidid, mida mul ei olegi siin ettemõtet lugeda. Kui te need huvi pakub, siis saate siit slaidilt, et aga ma siis lõpetakski ära, et ega mul siin rohkem ei ole midagi.